Kuidas kõige kiiremini möll soolastikus vaigistada? Meile räägitakse palju probiootikumidest ja nende vajalikkusest, kuid enne seda tuleks teha hoopis midagi muud. Meil on vaja soolte seinad tugevaks saada, enne kui me sinna midagi täiendavalt sisse paneme. Ning selleks sobib suurepäraselt puljang. Me ei ole harjunud enam puljangeid keetma. Ja tihti me ei viitsi olla siin pliidi juures 12–24 tundi, et jälgida, kuidas see podiseb. Ma pakun sulle täna ühe super kiirlahenduse, mille saab 5–6 tunniga valmis ning sul on selline äge puljang. Selleks on vaja kanavarbaid. Neid sa saad taluniku käest. Mul on siin üks pakk külmutatud kanavarbaid. Need kupadad korraks ära ja siis paned 4–5–6 tunniks keema ning sa saad sellise ideaalse puljangi, kus on kõik 3 kollageeni tüüpi olemas. Kui sul ei ole kanavarbaid kätte saada, siis sobivad ka kanatiivad, kuhu tuleks juurde osta mõned kanakaelad ning neid keeta vähem aega 3–4 tundi, sest seal on liha juures selline, ta on õrnem oma struktuurilt. Ning see vaigistab möllu soolastikus ja toob sulle rahuliku meele ning võib-olla silub ka mõned kortsukesed silma all. Kui sa oled valmis toitumisega edasi minema, siis ma panen sulle siia alla ühed soovitused, kuidas 10 sammuga oma toidulaud ümber korraldada. Sellepärast, et toit on meie keha kütus ning paraku see, mida me tänases tervislikuks peame, ei toeta enam kuigi paljusid inimesi. Meil on vaja uut moodi lähenemist.